Üks asi, mida ma mõtlesin, et ma sinuga räägin ja võib-olla osadele on see täitsa uus asi, see on natuke startupi maailma asi, aga personalivaldkonnas ma arvan, et võiks seda järjest rohkem kasutada. Ja see on selline termin nagu MVP, on see lühend ja see tähendab Minimum Viable Product. See on tulnud tegelikult tarkvara arendusest ja startupid, kuna neil on hästi vähe ressursse, raha on vähe, aega on vähe, nälg on kogu aeg majas, siis nad peavad hästi efektiivsed olema. Ja see tähendab seda, et kõiki uusi lahendusi, mida te tahate näiteks oma ettevõttes hakata tegema, te proovite läbi kõige lihtsamal, odavamal, kiiremal viisil. Noh, näiteks GoWorkupiti, kui me alustasime, siis meie MVP oli see, et me tahtsime teada, kas ettevõtted tahavad leida tööjõudu niimoodi, aga inimesed tahavad niimoodi tööle minna. Ja meie MVP oli see, et meil oli veebileht, kuhu üks ettevõte sai kirjutada ühte välja, et mul on vaja homme inimesi. Ja seal tagataustal toimus see, et minule tuli selle kohta mingisugune teade kuskil Exceli tabelisse. Ma ise helistasin ettevõttele, ütlesin, et ahah, ja me kohe info me databaasist otsime. Mingit baasi meil ei olnud, me panime üles kuulutused kuskile Facebooki, helistasime läbi sõbrad, olime kogu aeg valmis ise minema, et lihtsalt saada aru, kas see tegelikult töötaks. Sest ei ole mõtet valmis ehitada suurt tarkvaralahendust ja siis avastada, et mitte keegi seda kasutada ei taha. See on siis MVP. Aga nüüd siis küsimus, et kui sina personalivaldkonna peale mõtled, siis mis on need asjad TransferWise'is olnud, mida te olete personalivaldkonna lahendustest niimoodi läbi proovinud? On olnud midagi sellist? Ja absoluutselt, neid on nagu hästi palju, et me tegelikult ise nagu kogu aeg mõtlengi ükskõik, mida me sissepoole ehitame. Me mõtlemegi alati nagu, kuidas väga kiirelt aru saada, kas see asi töötab või mitte. No näiteks, meil eelmise aasta, eelmise aastal hakkas tulema ühel hetkel liitus inimesi umbes 35 uut inimest kuus keskmiselt. Ja me vaatasime, et inimesi tuleb nii palju, et kui me neid väga teadlikult ei onboardi meie kultuuri, siis me ei tea üldse, mis sellest kultuurist saab. Et me ei saa olla kindel, või me ei tea, kas inimesed teavad suurt pilti, sest et see sõltub juhist siis, eks ju. Ja üks, nagu igale inimesele, selle 35 inimesele ükshaaval see seletada, tegelikult ongi nagu aja raiskamine. Ja siis me mõtlesime, et okei, me teeme sellise asja nagu onboarding, ehk siis nagu sisseelamisprogramm. Ja panime nagu kiirelt kirja mõned nagu mõtted, mis on nagu oluline nagu uutele inimestele anda. Istusime maha mõnede inimestega, kes võiksid need esmakordselt ette kanda. Ja siis ideest kuni nagu esimene kord, kui me seda proovisime, oli vähem kui 3 nädalat. Ja esimene kord me tegimegi seda oma inimestele ja saime selle kiire tagasiside. Ja siis me saime ise aru, et... Te tegite oma praegustele töötajatele onboardingut? Just oma praegustele inimestele. Et saadi kohe aru, kas see töötab, kas see flow töötab, mis on ebaloogiline, kuhu midagi, ehk siis, et me saime nii suure, vist 2 inimest oli uued ka, aga ülejäänud kogu grupp oli tegelikult olemasolevad inimesed. Äge, selle peale üldse ei tuleks siis proovida läbi oma töötajatele. Aga kuna meil oli vaja nagu olla nagu vähemalt esimene kord täiesti uutele enam-vähem ikkagi nagu mingigi viable, mingis mõttes viable, ehk siis, et saada esmakordne tagasiside, sest mina ei usu nagu väga sellesse, et teha mingeid hulle strateegiaid, kirjutada, teha tohutult koosolekuid ja siis avastada, et ei tööta. Tegelikult me saame nagu proovides midagi ära, nagu vaadates tagasisidet organisatsioonist, me saame ükskõik, mis valdkonnal tegelikult nii kiiresti nagu aru, kas inimestel üldse on see probleem, kas seda on üldse vaja, kas see lahendab, kas see teeb midagi paremaks ja siis selle tagasiside pealt teha seda asja ennast paremaks, kui seda on nagu vaja. Ja et sama onboarding, me saime tõesti nagu niivõrd head sisendit, et me tegime, siis kui juba esimesed tulid, me tegime teda paremaks ja me siiamaani muudame, et seda on peaaegu nüüd 2 aastat esimesest, kui me esimese launch'isime ja sellest on nagu umbes 400 inimest hiljem ja täna ikka me muudame seda kogu aeg ja me kogu aeg küsime tagasisidet, sest organisatsioon muutub ja selles mõttes on nagu hästi, see nagu sisemise tagasiside küsimine on tegelikult väga võimas tööriist.